oleme jõudma siis lõpule oma esimese hooajaga, aga ennem, mis täna? Täna mina käisin reisil, Martti, ja tõin sulle sealt head paremat kaasa. No, juba tahaks sööma hakata. Nii, Martti, mul on sulle ettevalmistatud siin üks väikene kandik, kus peal on erinevad Madeiralt toodud toiduained. See on siis Portugal. Kesaar Hiiumaa suurune, Cristiano Ronaldo on sealt pärit. Aha, käisid, vaatasid ta kodukoha üle ka või kus ta ema niimoodi ajas jalad harki ja lendas välja mees? Ei, seda ma ei vaadanud, aga ma vaatasin üle tema muuseumi, mis oli päris võimas, aga toidu juurde siis ma tõin sulle erinevaid puuvilju ja kohalikke maiustusi ja siis tõin ka... See tundub siin sees nagu, ma ei tea, kas te näete, aga näevad, siin on nagu okse sees, ma reaalselt vaatan... No vaatame ja siis selleks, et hinnata, kas sulle maitseb või mitte, siis ma tõin välisemalt... Meil uusi mänguasju, jah? Ma tõin meile mänguasju ja siis meil on yes ja no ja neile peale vajutades siis... Absolutely. No. Nii, aga esimene on siis anchovis. Kas ma tohin ennem nuusuta seda või? Absoluutselt, jaa, loomulikult nuusuta. Tegelikult ei ole väga hullu nagu. Ma võitan ausalt, mina ei ole neid ühtegi asja kusjuures. Ei ole väga hullu, jah. Ei ole väga hullu, nagu sprotid tomatis. Jaa, põhimõtteliselt. Mina ei ole ka neid asju ennem söönud, nii et ma säästin ennast selleks, et Martiga koos siis süüa, aga... No. Mõtled päris maitsev. Väga hea. Yes. Väga hea. Absolutely. Ma pole kuulnud. Anchovis on jõhkralt hea. See peaks olema tšillikastmes. Kõva tšillikaste või? See küll tšilli ei tundu nagu. See on nagu kakajunn, millest on lükatud väikene mingi pähklike. See on kohalik traditsiooniline maiustus, nii et võta ampse proovi. Ma näen rosinad. See lõhnab nagu muideks piparkook. On jah. Lõhnab täpselt nagu piparkook, siin rosin sees, ma rosina võtan välja, mul endal rosinad üldse ei maitse. Ma väga vabandan. Viinamarju sööd? Jah. Täpselt nagu piparkoogi tainas. Ta on nagu kergelt küpsetatud piparkoogi tainas, aga ta on jahusem. Right away. Ma ütlen just. For the last time. No. Rosina maitse tuli kuskilt ülesse nagu. Aga võtame järgmise. See on mingisugune kuivatatud puuvili. Vaata, see on see mingi täht, vaata. 8 jalga mõttes. Starfish on selle asi. I'm so sorry, mulle meenus lihtsalt midagi muud, mis on, mida me kutsusime kunagi Lauriga koos... Meritäheks. Meritäheks, just. Tervitused kõigile. Aga see meenutab küll jah nagu mingit meremoljuskit, aga... Nüüd kuivatatud asjad mul üldse maitse mingid tatlid ja nagu rosinad ja muud asjad nagu. Täitsa mõtled ka. Mingi hunnik suhkrut lihtsalt. Täiega igav. Jõhkralt igav. Jälle mingi tattel või? Ei ole, see on viigimari koos Kreeka pähkliga. Aitäh. See peaks olema vanade kreeklaste meelismaiustus. Jumalate söök siis tahad öelda mulle või? Selline asi, vaadake, jumalate söök on selline asi. Ammusta. Ma ei julge, see on jälle mingi tatleline asi, mis me ei ole absoluutselt. Näeb välja nagu tattel. Aga see ei ole tattel. Ma olen nagu väike laps. Ema, ma ei taha süüa. See näeb välja nagu mingi rõvedas. Mulle väga maitseb. See on see tekstuur, kui see on nagu pehme, kui hammastab, see käib täiega vastu mulle. Rudiseb hammastab nagu liiva sööks. Päriselt, sul ei maitse või? Saad sa aru, mul tekib see niuke efekt, sest et see on nagu mingi kuivand, mingi nagu ebameeldiv asi. Kui ma sellest efektist sain üle, sest niuksest esimesest refleksist, et oh my god, ma söön midagi väga halba, siis see on väga hea. Nii et pigem... Sure thing. Certainly. Millega ei kujuta ette, mis... Kas see on liha? Ei ole liha, see on kuivatatud puhuvili, aga see näeb tõesti välja. Tõesti välja nagu siin oleks nagu allaks pekk, siin on niuke väikene peekon, jah? Liha, peekon, proovime siis seda puuvili ja peekonit. Jälle suhkur. Jälle hunnik suhkrut. No. See on täpselt nagu mingi kummikomm, mis üritab olla looduslik. Need kaks olid täpselt ühe maitsega. Nii, aga nüüd puuviljad. Need on enamus kusjuures passion fruitid ehk siis kiremarjad. Kas tõstab su kirge ka või? Et lähed koju pruudi juurde, siin kirg on laes ja lähed mingi wow! Vaatad sa koduni vastu peal. Aga võtame siis näiteks, ärme alustame siis kireviljast, võtame siis sükest mingit roheline näeb ta välja. Nagu sibul. Siuke pirn või mingi siuke. Kuule, see on päris hea. Watermelon. Tal pole väga suurt maitset. Ja kannab, mis on nagu koorega koos süüa. Watermelon, millele vist pole veel valmis saanud. Kuidagi hea siuke. Kui ma oleks rannal ja mul lihtsalt see kukuks sulle kätte ja ma niisama peaksin seda söömist, ma oleks väga fine selle söömisega, aga kui ma lihtsalt niisama peaks minema poodi sellest midagi maksma, siis pigem on see no, nii et ma ei tea. Of course. See on nagu ploom ilma kivita, ma ütleksin.
katsud seda. On jaa. On pehme siuke. Nagu küps ploom. Siit juba tuleb palju paremini see möld seest välja ka. No nii. Oota, see kokku lõi ka. Viisakalt, see kohe tüüp lihtsalt ampsub kohe. Wow, what see on elamus. What is this? See on elamus nagu. Mis asja? Saad aru? Ma pole mitte kunagi selliseid tundeid tundnud oma keele peal. Wow. Mida asja? Wow. Ma nagu mingi metsamari. Holy shit. Vaata, sa teadsid mu... ma olen täiesti sõnatu. Kui ma seda lahti lõikasin ka, see oli siuke tunne, kui lõikaks muna lahti, et peal oli siuke tugev koor ja siin keskel on vaata mingi siuke pehme kaitsekoor, et ilmselt kui nad kusagilt kõrgelt puu otsast või kusagilt kukuvad, et nad ei kuku puruks. Oled sa näinud ilmselt erinevaid neid filme, kus on need tulnukad? Muidugi. See näeb välja nagu tulnuka muna. See on magusam. Mul oli hapukam just natukene nagu. Oli või? Aga jälle väga meeldiv. Ma vaata, kuidas nad on siin seinte küljes kinni. Vaata, maailm on imeline. Mõtle, kui palju asju me pole proovinud veel isegi. Täpselt see ongi niuke nagu, et... Nagu vana arvuti mängu õun. Ta on nagu pirn oleks teinud seda väikest suurte inimeste asja avokaadoga. Jaa. No. Aga pirniline on küll tekstuurilt. Kas on kibe peabki olema niimoodi? Ta on nagu natuke kibe. Ta on nagu... See on nagu, algus on nagu mingi okei. Ja siis on mingi okei. Tõesti nagu pirni tekstuuriga ja nagu mõnus, aga... Aga see on nagu kindel nõu. No! Lõhnab nagu midagi väga head. Lõhnab nagu mu seljakott, nüüd oli mul terve aeg seljakotist, kui tagasi reisisin. Kuidas sind üldse nagu lennuki peale lasti? Sellepärast sai sind kinni hoitigi lennuki. Ei heitud, aga sellega on üldse mingi probleemi. Sellega nagu see pidi olema tõesti tavaline, et inimesed tahavad ära viia igasuguseid puuvilju ja asju sealt saarelt, et see... Cheers! Vau, see on hapu. Aga nagu... Hapu tahan veel. Jaa. On ju. Hapu tahan veel, jah. Nagu kuidagi väga kütkestav. Võtsin natuke suure hapsu. See paneb nagu varbad niimoodi kronksu tõmbab. Mulle meeldib väga. See on nagu elamus, mida... Mul on hea meel, et me seda saadet hakkasime tegema. Ma saan niukseid elamusi, mida ma varem pole kunagi saanud, nii et mina ütlen selle kohta kindlasti. Of course. Why not? Mis? Yes. Ja viimane, hapu viimane. See nägi kõige hullem alguses välja, kui ma vaatasin selle peale. Ma reaalselt mõtlesin, et see on nagu midagi nagu tõesti julme. See on nagu tõesti nagu kellegi ajud oleks siin sees. Aga lase hea maitsta. Aga see on tõesti nagu mingi molluskit. See on nagu konnakulles sööks. Jah. On ja, on nagu konnakulles. Pärast tulebki välja, et seal on mingid loomad, kes elavad seal sees. Proovime lihtsalt. Seda maitset ma olen kuskil parem tundnud. Nagu stifkad oleks seal. See ei ole midagi uut. Tekstuur on uus. Nüüd on see väga hea. Väga hea, paneme kes. Absolutely. Right away. Aga top 3. Top 3. See ka see, mis me mille mõlemad me siin peaaegu nagu orgasmiliselt kiiskasime kahekesi. See, mis on täiesti tühjaks öeldud. Mis see on? See on kirevili. Ma isegi ei tea, mis nagu alaliiki või mis selle nimetus võiks olla, aga see on passion fruit. Aga see on mingi super hea. Kusjuures mina paneks teiseks endal selle isegi. Ma paneks ka kusjuures. High five! Ma pakuks kolmandaks selle midagi. Ma võtaks mingi eelviimase võtaks mina selle. Selle pisikese. Ja see on see hapu, vaata, see on see sensatsioon, mis temast tuli, see on ikka mingi... Jaa, see oli hea. Ma tõin Martile ka väikese kingitus oma teeralt. Järgmises osas paneme siis selle pähe ja sellega ma olen olemas seal. Nii et näeme homme, pane subscribe, like, kõik asjad. Ja kui sul on ideid, mida me võiksime veel süüa või juua või teha, siis kirjutage nendes kommentaariumisse. Madeira! Obrigado! Järgmises osas leidsime laulu ülesse, Shazamites ütleb